see video on nüüd mõeldud kõigile neile, kes mõtlevad, et ma olen liiga vana. Muuseas, te võite ennast vanana tunda juba 30-aastaselt, 20-aastaselt. Ma mäletan, kui mul oli 18. sünnipäev, siis ma mõtlesin, et elu ongi läbi. Aga võta näpust, ei olnud. Ehk siis, mõelge, alati kui teil tundub, et mis mina enam või kuidas mina enam, see on teile pähe istutatud mõte, sest et meil arvatakse niimoodi, et kui sa oled jõudnud mingisugusesse vanusesse, siis sa pead käituma teatud viisil, tegema teatud asju ja sulle ei ole enam lubatud need või teised asjad. Ehk siis emana sa ei või kalpsata enam ringi, ma ei tea, rõõmsalt, sest et sa pead võtma tõsiselt lapse kasvatamist. Või siis see, et kui sa oled juba pensionär, siis järelikult su keha ei suuda enam ühte ja teist ja kolmandat. Need on kõik tegelikult aspektid, mis on muudetavad. Ja muudetavad kuidas? Seepärast, et kui meil on nagu plaan, kuidas näiteks hoida ennast paremas füüsilises vormis, siis see tagab ka meile selle, et me suudame Kelgumäest üles alla joosta ka 60-aastasena. Ja üks lihtne nipp, mida tasuks mõelda. Ma mäletan, ja ma avastasin selle muuseas suhteliselt juhuslikult. Väga sageli teraapias me kasutame nii-öelda ajajoont. Ehk siis, et näed, sündmus toimus seal ja praegu sa oled nii vana ja nüüd on veel ees ja nii edasi. Ja ma mäletan, minu juures oli üks naine, kes oli tol ajal 53-aastane ja kes leidis, et ta on ikka jube vana. Ja ma tehes siis temaga selle joone peale küsisin, kui palju sa kavatsed elada. Ta ei osanud nagu ausalt täpselt midagi öelda, aga ma küsisin nagu, et 83 ikka venitad välja või. Mille peale ta arvas, et jah, ta seda tõesti teeb. Ja sel hetkel, kui ma hakkasin siis taga koos arvutama, ehk siis 83 miinus 53 on kui palju? 30. Ja kui te nüüd võtate 53 miinus 30, jõuate te vanusesse 23. Ja seda tehingut tehes hakkasin ma mõtlema, kui palju ma ise olin teinud sellest vanusest, ma olin tookord 54, ehk siis 24. eluaastast 54-ndani ja mul hakkas, ma ütlen ausalt öeldes, väga kiire, sest et kui ma olin nii palju suutnud teha, siis ei ole mitte mingit põhjust, et ma ei suudaks järgmise 30 aasta jooksul täpselt samamoodi väga palju teha. Ja mõeldes sellele, mida kõike veel siin elus toredat on, me liigume edasi. Mitte sellel, mis on negatiivne, vaid selle baasil, mis on positiivne. Ehk siis mõelge, teil on ees veel palju.